Maailm pole veel toibunud 2024. aasta kliimakatastroofidest, kui loodus on inimkonnale juba uue muserdava hoobi andnud. Aasta 2025 on just alanud, kuid jaanuari esimesed 3 nädalat on osutunud meie planeedile tõeliseks proovikiviks. Selles videos näete kõige võimsamaid, ebanormaalsemaid ja ebatüüpilisemaid kataklüsme, mis toimusid 1. jaanuarist kuni 21. jaanuarist. USA. Jaanuaris tabas USA 3 võimsat talvetormi. Esimene neist tabas 3. jaanuaril suurt osa riigist, Kansasest New Jersey. Kansases sadas maha kuni 46 sentimeetrit lund, Nebraskas kuni 40 sentimeetrit. Tuhanded autojuhid jäid lumistel ja jäistel teedel kinni. Üle riigi tühistati või hilines üle 5700 lendu. Californias puhkenud torm tekitas selle aasta esimese tornaado. Mõnel pool täheldati äikese lumetorme. Katastroof jättis elektrita enam kui 350 000 kodu ning järsud külmalained ohustasid neid, kes jäid ilma soojuse ja valguseta. Torm nõudis 7 inimese elu. Vaid paar päeva hiljem, 9. jaanuaril, tabas USA kaguosa teine talvetorm. See tõi karmid talveilmad peaaegu 25 osariigile, mõjutades umbes 80 miljonit inimest. Taas seisid elanikud silmitsi tugeva lumesaju, tuhandete lendude ärajäämise ja arvukate liiklusõnnetustega. Elektrita jäi üle 120 000 tarbija. 5 osariigis on välja kuulutatud eriolukord. Alates 20. jaanuarist on USA tabanud ajalooline torm, mis on saanud tõeliseks proovikiviks eelkõige lõunapoolsete piirkondade elanikele, kes pole karmide talvetingimustega harjunud. Vähemalt 9 inimest hukkus alajahtumise ja liiklusõnnetuste tõttu. Tormi tugevaim mõju oli Pärsia lahe rannikul, kus lumesadu on äärmiselt haruldane nähtus. 20. jaanuaril New Orleansi Louis Armstrongi lennujaamas registreeritud üle 20 sentimeetri lund, mis on ligi 3 korda rohkem kui eelmine rekord. Ja Alabamas purustati 143-aastane päevase lumesaju rekord. Riiklik ilmateenistus andis välja Louisiana ja Texase osariikidele oma ajaloo esimese lumetormi hoiatuse. Arktilise külma pealetung on viinud õhutemperatuuri -10 kraadini Celsiuse järgi suures osas Pärsia lahe rannikust ja koguni -18 kraadini Celsiuse järgi Põhja-Texases. On ilmselge, et piirkonna infrastruktuur ja inimesed ise polnud sellisteks ebatüüpilisteks ilmastikuanomaaliateks valmis. Alates 7. jaanuarist on Lõuna-Californias toimunud rida laastavaid metsatulekahjusid, mille on põhjustanud ebatavaline põud ja orkaanijõulised Santa Ana tuuled. Tragöödia nõudis vähemalt 28 inimese elu ja leegid haarasid Los Angelese ümbruses üle 16 000 hektari suuruse ala. Tulekahju kustutamisest sai tuhandetele tuletõrjujatele tõeline väljakutse. Leekide kiire leviku tõttu sai enam kui 200 000 elanikku kohustusliku evakueerimiskäsu. Isegi 2 nädala pärast jäid 2 suurimat tulekahju, Eaton ja Palisades, aktiivseks. Selleks ajaks olid tulekahjud lokaliseeritud 89% ja 63% vastavalt. Hävitamise ulatus oli kolossaalne, tulekahjus hävis üle 12 000 hoone. Esialgsete hinnangute kohaselt võivad Los Angelese piirkonna tulekahjud muutuda USA ajaloo kõige kallimateks, mille kahjud ulatuvad üle $250 miljardi. Alžeeria. Aafrika põhjaosas Alžeerias algas 2025. aasta ebatavalise külma ja tugevate sajudega. Kui Naama piirkonna elanikud 1. jaanuaril ärkasid, nägid nad, et liivaluited olid lumega kaetud. Jäävihm ja lumetuisk on mitmel pool riigis sulgenud maanteed. Järgmine lumetorm tabas Alžeeria ida- ja keskpiirkonda 13. jaanuaril ning kestis mitu päeva järjest.
Tuhanded sõidukid jäid lumehangede alla ning tugevad vihmad põhjustasid mitmes idapiirkonnas üleujutusi ja maailma. Sellised sagedased ja pikaajalised lumesajud on selle Aafrika riigi jaoks äärmiselt anomaalne nähtus. Venemaa. Siis kui Aafrika põhjaosa uppus lumehangetesse, siis ristjatsete külmade asemel registreeriti ebatavaliselt suuri sulasid ja õhutemperatuur ühtis rohkem märtsi keskpaigaga. Kirovi oblastis puudel puhkesid lahti pungad. Kaliningradi oblastis hakkasid ebahooajalise soojuse tõttu kasvama taimed, ärkasid putukad, hakkasid õitsema lumikellukesed. Veel jaanuari alguses puhkesid Sotši rahvuspargis esimesed kevadlilled. Riigis purustati kümneid soojarekordeid. Krasnodari krais asuvas Armaviri linnas soojarekordeid püstitatud 4 päeva järjest. 9. jaanuaril soojenes õhk uskumatult 17,5 kraadini Celsiuse järgi. Leedu. Leedus saabus sügisilm 2025. aasta alguses. Õhutemperatuur oli 5–7 kraadi üle normi, mistõttu tavapärase lume asemel sadas paduvihma. Kohati on riigi lääneosas alates 1. jaanuarist 1 päevaga maha sadanud üle poole igakuisest saihulgast. Tormine ilm tõi maale tuuled puhanguti kuni 29 meetrit sekundis. Puud ei langenud mitte ainult sõidutedele, vaid ka elektriliinidele ja autodele. Tuhanded inimesed jäid elektrita. Tugevate vihmade tõttu tõusis jõgede vesi kriitilisele tasemele, ujutades üle teed ja aiamaid. 2. jaanuaril läks sadu kohati üle lumeks, millega kaasnesid välgud. Saudi Araabia. 6. jaanuaril tabasid riiki taas tugevad vihmasajud, mis on Saudi Araabias juba sagedaseks muutunud. Nendega kaasnesid rahe- ja äikesetormid ning põhjustasid äkilisi üleujutusi. Mekka ja Medina linnade tänavad muutusid tormilisteks ojadeks. Vesi ujutas üle maju ja autosid ning uhtus minema sildu. Elanikud moodustasid inimketid, et aidata üleujutuse kätte lõksu jäänud lapsi. Enim kannatada saanud Jeddah linnas tuuleilid ulatusid 60 kilomeetrini tunnis, lainete kõrgus ületas 2 meetrit. Rabigi linnas leidis aset enneolematu nähtus, tohutu vesipüks riivas rannaäärt, mis tekitas kõrgeid laineid. See on teinud murelikuks klimatolooge ja kohalikke elanikke, kuna varem on veeaadosid täheldatud vaid avamerel. Itaalia. 17. jaanuaril tabas Itaalia Sitsiilia piirkonda võimas torm. Tugevad vihmasajud, üleujutused ja tuul põhjustasid Lipari saartel, sealhulgas Liparil ja Vulcanol, hävingut. Palagonia ja Riposto vallas üleujutatud teed olid muutunud autojuhtide jaoks lõksuks. Syracusa piirkonda raputas sel aastaajal haruldane sündmus, korraga ilmus välja mitu tornaadot. Augusti linnas keeristorm rebis maha majade katuseid, langetas puid ja kattis tänavad prahiga. Teine tornaado ületas Noto oru ja põhjustas märkimisväärset kahju, lõhkudes elektriliine ja põhjustades ulatuslikke elektrikatkestusi. Samuti said kannatada hooned, kasvuhooned ja põllumaad. Austraalia. Alates 15. jaanuarist on Austraalia idarannikut tabanud rida võimsaid torme, mis on mõjutanud Uus-Lõuna-Walesi ja Queenslandi osariike. Sydneys ulatusid tuuleilid kiiruseni 120 kilomeetrit tunnis, juurides välja puid, rebides maha katuseid ja lõhkudes elektriliine. Rohkem kui 200 000 kodu jäi elektrita. Välk ja katkenud juhtmed põhjustasid lokaalseid tulekahjusid. Suured pesapalli suurused rahekivid põhjustasid tõsist kahju autodele ja hoonete fassaadidele. Brisbane'i piirkonnas registreeriti ohtlik meteoroloogiline nähtus, mikroplahvatus tuule kiirusega kuni 80 kilomeetrit tunnis. Torm nõudis 1 inimese elu.
Seismiline aktiivsus. Teadlased hoiatavad, et seismilise aktiivsuse järeleandmatu eksponentsiaalne kasv on murettekitav. Viimastel aastatel on sagenenud maavärinad magnituudiga 5, neid esineb peaaegu iga päev ja seda peetakse juba normiks. Viimase 6 kuu jooksul on aga planeedil sagenenud maavärinad magnituudiga 6 ja kõrgemad. Ja 2025. aasta alguses on see kasvutrend juba hoogu kogumas. Aasta esimese 3 nädalaga juhtus 7 selliseid sündmusi. Aasta esimesel päeval toimus Lõuna-Sandwichi saarte piirkonnas tugev maavärin magnituudiga 6,1. Sama võimsusega seismilise sündmuse registreeriti järgmisel päeval, 2. jaanuaril Tšiilis Tarapacá ja Antofagasta piirkondade piiril. Viiendal jaanuaril raputas El Salvadori seismiline sündmus magnituudiga 6,3. Cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Voi! 12. jaanuaril toimus Mehhikos Michoacani osariigis seismiline sündmus magnituudiga 6,1. Sama päeva õhtu kella 7 oli registreeritud 485 maavärinat, millest tugevaim oli magnituudiga 4,5. Jaapani Kyushu saare ranniku lähedal Hyuga-Nada meres 13. jaanuaril toimus maavärin magnituudiga 6,9. Magnituudi alandati hiljaku 6,6-ni. 21. jaanuaril toimus Taiwani saare lõunaosas tugev ja madala sügavusega maavärin magnituudiga 6,4. Seda oli tunda isegi pealinnas Taipeis. Seismiline sündmus kahjustas infrastruktuuri ja vallandas maalihked. Vigastada sai vähemalt 44 inimest. 7. jaanuaril raputas Tiibetit võimas maavärin magnituudiga 6,8. Maavärina epitsenter asus Tingri mägismaal. Pärast põhišokki registreeriti enam kui 600 järeltõuget magnituudiga kuni 4,4. Maavärinad hävitasid 10 külasid ja enam kui 3600 maja. Eriti rängalt sai kannatada Kuchuni küla, kus kõik majad hävisid. Päästjad koerte ja radari abil ööpäevaringselt otsisid prahi hulgast inimesi. Ellujäämisvõimalused vähenesid iga tunniga, sest öine temperatuur langes alla -10 kraadi Celsiuse järgi. Katastroofi tagajärjel hukkus 126 inimest ja veel 188 sai vigastada. Tuhanded inimesed jäid karmides talveoludes kodutuks. See oli üks tugevamaid maavärinaid, mis piirkonda aastakümnete jooksul tabas. Aasta alguses tõusis ka vulkaaniline aktiivsus kogu maailmas. Mida see tähendab ja milleni see võib viia, räägime teile järgmistes videotes. Kliimakatastroofide dünaamika, mida me jälgime, täpselt kinnitab matemaatilist mudelit, mille rahvusvaheline teadlaste rühm esitas mitu aastat tagasi. Ja nende ekspertide hiljutised prognoosid aastaks 2025 ei tõota midagi lohutavat.
planeedil oodatakse loodusnähtuste intensiivsuse kasvu 12–15% võrreldes 2024. aastaga, mis on juba mitmes mõttes rekordaastaks kujunenud. Ja kuna inimkond ei võta midagi ette, pole meil põhjust oodata selle suundumuse aeglustumist või vähenemist. Kahjuks ei võetud teadlaste varasemaid hoiatusi kataklüsmide eskaleerimiseks ja elanikkonna selleks ettevalmistamiseks vajalikkuse kohta kuulda ning paljud inimesed said kannatada. Õigeaegne reageerimine neile hoiatustele oleks võinud ära hoida tragöödiat, mille põhjustas inimkonna soovimatus kuulda tõde. Tänaseks on välja kuulutatud konkreetsed kliimaohtude prognoosid nii üksikute riikide kui ka kogu planeedi kohta. Esitatakse ka ettepanekuid ja lahendusi nende väljakutsete lahendamiseks. Aga kas inimkond kuulab seekord? Küsimus jääb lahtiseks.